Tere tulemast Herbasenni ja Kaldkriips Maivistiku terviselaividesse. Täna või tegelikult juba paar päeva tagasi algas november, mis on ju ka meestekuu ja meil on ju ka isadepäev ja mul on nii hea meel täna tervitada siin Maarjust. Tere! Tere, Mailis! Tere! Ja täna me räägime nii põneval teemal, kuidas lääs ja ida omavahel kohtuvad ja mis sellest kõik veel saab. Aga enne, kui me päris sinna teemani jõuame, ma arvan, et väga paljud meist tegelikult tahaks natuke kuulda ka sinust. Mis on sinu taust ja kuidas sa üldse oled praegusesse hetke jõudnud? No jah, see on muidugi päris pikk lugu. Ma arvan, et ma päris sükest põhjalikku juttu siin ajama ei hakka, aga natukene küll, ütleme nii, et kui ma olin umbes 28-aastane, siis sai must ettevõtja. Olin ettevõtja tehnilisel alal ehk soojuspumbad. Töötasin seal üles ühe firma kenasti, mis täna töötab. Ja kui ma olin selle üles töötanud, siis ma tundsin, et see mulle ei anna enam midagi. Selles mõttes, et emotsionaalselt. Ma küll käisin seal, kes olid väga toredad inimesed, aga hing nagu ihkas midagi uut ja põnevat ja see soojuspumba maailm oli kuidagi ammendanud minu jaoks. Siis ma tõesti mõnes mõttes juhuslikult sattusin siis kehapuhastuste ja ensüümide ja sellesse maailma, kuigi teadmata üldse, mis need endast kujutavad. Sain ma ülija kogemuse, superkogemuse ise tehes läbi sama Zen-Lensi puhastuse ja sealt tekkis mul idee, et tahaks oma sõpradega jagada seda ja nüüd ma siin olen siis, eks ju. Jagan seda asja sõpradega ja töötame siin oma väikse kollektiiviga Eesti turul juba 1,5 aastat selle sama tootega ja aitame inimestel jõuda parema terviseni. Aga sa ütlesid, et sa kõigepealt testisid iseenda peal. Kuidas või mis tulemuse sa said, et sinul lõi nagu pirni põlema, et see on midagi, mida kõik su sõbrad peaksid ka proovima? Jaa. No ma ei olnud kunagi varem kehapuhastust teinud, ega paastu ega midagi sellist. Ja kui ma kuulsin ja ma nägin tegelikult kõigepealt pilte sellest, et mismoodi siis näeb välja need jääkained, mis välja tulevad. Need olid sellised nagu katseklaasi või piirituse sisse on pandud sellised nagu organid, eks ju, ulbivad seal niimoodi. Nad nägid nagu siuksed välja, et ma ei saanud algul aru, et mis asi see on, et see on inimese kaka tegelikult. Ja kui ma sain aru, et see on nagu väljaheide, mis tuleb nagu välja, kui ma kuulsin veel, et see on ühepäevane, siis ma ütlesin, et davai, ma tahan proovida, kuigi ma kunagi ei olnud midagi sükest teinud ja ma arvasin, et ma tegelikult toitun tervislikult ja tundus, et ma olen nagu ikkagi enda eest hästi hoolitsenud. Kuigi tagantjärgi mõeldes ikkagi tegelikult ei olnud, eks, aga tol hetkel nagu mulle tundus. Ja kuna ta tõesti võttis ainult ühepäevane, siis ma mõtlesin, et davai, et ma ei ole nagu väga hea pikaajalise mingi kuuri tegija, et 5-6 päeva peal vastuse, kui meelest ära minema, mis tabletid või mis mingid teed või värgid, et mul on nagu väga kehva selles. Ja kuna tuli 1 päev, siis ma otsustasin proovida. Ja see 1 päev oli minu jaoks väga lihtne nagu läbi teha. Ja kui ma siis õhtul, ma käisin selle juures, kes mulle tutvustas seda tegemast, aitas mul läbi teha selle. Ja õhtul andis mulle korvikese kaasa. Ütles, et nüüd lähed magama koju ja hommikul häda peale tuleb, siis ei ase mitte potti, vaid see korvi. Ja siis kallad selle omale kas kilekoti või mingi paberi peal laiali, tõmbad niimoodi lahti. Et siis sa näed neid samasid pilte, mida sa minu telefonis nägid, ehk neid nagu organid oleksid katseklaasis. Ja nii nagu ta rääkis, nii mul juhtus ja hommikul tuli häda peale, ma olin juba põnevil, et mis värki tuleb. Ja tõesti see, mis mul sealt väljus, oli ühtemoodi õudne, teistpidi nagu hämmastav. Et sükene asi, ta oli mul mingi meetri pikkune ja kuigi ma ei olnud ju, seal on meil mingid ettevalmistuspäevad 2 päeva, eks ju,
et ei tohi nagu liiga palju süüa ja süüa nagu kiirelt seeditavaid asju, aga see tõesti oli, nägi välja niisugune, võib-olla ongi raske seletada, et meil kodulehe peal on ka väljas need väljutuse pildid, et milline see siis tegelikult välja näeb siin kõik ja see tekitaski mus ja kui see veel välja ka mul tuli, eks ju, siis mul oligi niisugune tunne nagu ma oleks tükk aega vee all olnud, niimoodi õhk hakkab otsa saama vaikselt, eks ju. Siis kui sa saad lõpuks sinna vee peale niimoodi, juba mõnus, tohutu energia tuli mulle sisse ja vägev nagu uus hingamine. Ja siis ma tegelikult olin ikkagi mõnda aega veel skeptiline, mis asja nagu on. Ja siis ma tegin veel ühe korra läbi. Ja siis ma sain aru, et seal tegelikult on nagu tõsi taga, sest et teist korda mul ei tulnud üldse enam nii palju seda jama välja, ehk seda mustust ja näha oli, et konsistents on täis muutunud 6 aega. Ja siis ma sain selgeks, et ma tahan sõpradega seda jagada ja esimene sõber oli siis ema, kellel ma tõin selle ja ema sai samasuguse tulemuse, nii-öelda ka tundis ennast energiliselt, kaotas kaalu, silmad läksid särama. Kõik sellised abielusõrmus tuli sõrmest ära, kuigi tal polnud aastaid käinud ja niimoodi lihtsalt ehk, et ta nagu viib ka vajadusel niisugust nagu niiskust kehast välja, et niisugune imeline asi jah, et ma tundsin ennast väga hästi ja nii see nagu siis alguse saigi, see jagamise soov. Aga kui tihti siis peab sellist kehapuhastust tegema, siis tegelikult ka ju meedias käib läbi igasuguseid paastusoovitusi 1 päevast 2 nädalani, kus sa tõesti mitte midagi peale vee ei tarbi versus see, et sa teedki 1 päevaga. Kas siin on mingisugune regulaarsus ka, mida peaks jälgima? No see on hästi individuaalne. Seal ei ole, et põhimõtteliselt, mis see nagu tööd teeb, mingisugune ime mingi asi, et ta on pigem nagu tööriist, kui inimene tahab oma elu muuta või oma harjumusi muuta, näiteks toitumisharjumusi, siis see teeb selle protsessi või muutmise võimalikult lihtsaks. Ta teeb nagu keha hästi tundlikuks, et sa ei taha süüa enam üle, sa ei taha süüa enam neid asju, mis sul on halb. Näiteks inimesed ütlevad, et näiteks lihaisu läheb ära, kui teda on hästi palju söödud. Et ei taha enam seda liha nii palju, et natukene piisab. Üleliia liha söömine ei ole nagu kasulik. Täpselt samamoodi öeldakse magusisu kohta. Magusisu kaob ära, kuigi on pidevalt olnud jama selles, et ma ei saa kommilei öelda või ma tahan nagu šokolaadi süüa. See ei ole nüüd reegel, et ärge nüüd oodake kõik, et see igal juhul kaob ära. Et see on nagu paljudel on nii, aga tihtipeale on ka füüsilist, see teeb nii-öelda füüsiliselt või mehaaniliselt siis soolestiku puhtaks viib või need selle bakteri kooslused, kes siis teil seal seda magusat või liha tahavad need välja ja siis on nii-öelda lihtne ise hakata otsustama, mida sa tahad. Aga kui on psühholoogiline nagu vajadus näiteks maguse järgi, mida siis psühholoogid ütlevad, et on armastuse puudus või lapsepõlves on olnud näiteks läheduse puudus emaga, siis puhastus näiteks magusisu ära ei vii, et siis peab nagu vaatama juba seda psühholoogilist poolt. Aga kui tihti, see oleneb täiesti inimesest. Mina ise teen seda 2 korda aastas. Aga kui te suudate teha niimoodi, et te teete 1 korra selle läbi ja hakkate elama tervislikku elu, ehk tervislikku elu all peame silmas sellist asja, et teil on töö ja puhkuse ajad paigas, ehk teil ei ole stressi töö juurest, siis te sööte tervislikult just seda, mida teil keha vajab ja te ei söö üle. Teete sporti, liigute mõistlikult, elate nii-öelda, magate hästi, siis ei ole üldiselt me oleme niimoodi lääne ühiskonnas, et ega sellist elu elavad vaid inimesi praktiliselt ei ole. Nagu mina kaasa arvatud, et ikkagi mingi aja pärast ma tunnen, et nüüd mul oleks vaja seda puhastust jälle teha ja ma teen 2 korda aastas, siis teen kevadel ja sügisel. Aga jah, täiesti individuaalne, et kui inimene selle otsustab läbi teha, siis võib ka meie konsulteerida näiteks, et saata meile pilte, mis välja tuleb, me saame siin teha väikse analüüsi ja küsida ka, et kuidas mõjus, kas enesetunne oleks paremaks, halvemaks, ei muutunud. Ühesõnaga saame mingit sellise nii-öelda tagasiside järgi nagu soovitada võib-olla ka, et millal siis uus teha. Aga võib-olla üks reegel veel, et kui pärast seda puhastust on parem olla, mis iganes viisil, siis järelikult sellest puhastusest oli kasu ja seda võiks teha järgmine kord jälle, ütleme poole aasta pärast. Kui
et midagi paremaks läks. No siis võib hoida võib-olla niisugune 2-3 aastane paus, et enesetunde järgist. Vaatan, et meil siin internet ka natukene vahepeal mängib vingerpussi, aga tundub, et ikkagi kõik on nagu info saab kätte. Okei, väga huvitav. Aga kui nüüd mõelda sellele, et tegelikult eestlane on hästi vaoshoitud inimene ja kui sa nüüd ütled, et kuule, et võta nüüd seal potist välja, mis sa nagu väljaheiteks said ja saada meile pilt või tee endale pilt, siis on ju ihihi, kuidas ma seda teen. Kuidas sa sellega siis nagu rahustad inimesi, et see on täiesti loomulik elu osa, et siin ei ole midagi häbeneda? No ega ma ei oskagi nagu midagi öelda, et me kõik ju mõistuses ju ütleme, et see on ju loomulik osa tegelikult, eks. Aga sellegi poolest on vastumeelsus seal, et ega seda ju ei pea vaatama ja ega see ei ole kohustus, et kindlasti on vaja see kinni püüda ja venitada laiali, aga teisest küljest mulle endale nagu aitas küll see nagu võib-olla tuua nagu rohkem pärale selle koha pealt, et tõesti, et see, mis ma sisse söön, see tõesti talletub mu kehasse aastate jooksul, et see teadmine tõenäoliselt aitab teil ka muuta oma elustiili nagu kiiremini ja kergemini, just see teadmine, et ma ei taha enam võib-olla seda jama endale sisse süüa või ma ei taha, ma tahan nagu süüa lõuna ajal ilma stressita, ilma telefoni uudiseid lugemata, et see seedimine kõik siis töötaks hästi ja mida ma soovin, mida ma võib-olla lohutuseks võin öelda, et see väljaheide ei haise nii nagu tavaline, et ta on selline nagu esiteks on ta niisugune, ta väga ei määri, ta on niisugune nagu kile sees, niisugune tunne on nagu, seal on kiudained sees, mis nii-öelda punduvad ja toovad selle saasta kõik endaga kaasa, et ta ei ole nagu, ta ei ole tavaline nii-öelda väljaheide, et ta on nagu teistsugune ja teda saab nii-öelda liigutada ja vaadata selles mõttes nagu palju muretumalt kui tavalist hunnikut. Aga sa korra mainisid, et seal on kiudained sees. Mis seal veel sees on, et ta on nii naturaalne ja nii tõhus? See on jah, hea küsimus, et ma ise samamoodi tahtsin teada kohe, et miks ta nagu siis nii tõhus on. Et seal võlu on selles või saladus peitub selles, et seal on, see koosneb põhimõtteliselt ainult taimedest ja seal on seedensüümid, mis on taimedes siis nii-öelda bakterite poolt nii-öelda siis fermenteerimise käigus eraldatud ja kiudained. Need on sellised põhiliselt, loomulikult on seal mineraale ja kõike, mis taimedest kaasa tuleb. Ja ta on fermenteerimise käigus siis tehtud, see on pikk protsess 3 aastat. Tänu sellele on see hästi kontsentreeritud just nende hästi kontsentreeritud seedensüümide mõttes. Ja seedensüümid, mis nad teevad, lagundavad sinna soole seinte külge tekkinud jääkained või pehmendavad neid, et mis on muidu juba sinna tekkinud ja organism ise nendest lahti enam ei saa, et need pehmenevad ja siis kiudaine mass, mida kutsutaksegi siis soolestiku harjadeks nii-öelda rahvasuus, tõmbab kõik selle kaasa, mis on pehmeks läinud või välja tulnud, et sellepärast ta nii tõhus ongi ja kõige kihvtim on see, et see puhastusprotsess töötab nii-öelda loomuliku seede protsessi käigus, et seal ei ole mingit nälgimist, mingit sellist asja ei ole, et sa lihtsalt sööd sisse kiudained ensüümid ja see siis tuleb loomuliku seede protsessi käigus välja, kõht isegi ei lähe lahti, mis on nagu tore. No vot, siin juba kõlab väga põnevalt. Aga nüüd, kui minna sinna, et see ühepäevane kuur ju tegelikult ikkagi on päris kulukas, kui me võtame nii keskmisele inimesele, siis kuidas sulle tundub, kuidas eestlased on vastu võtnud, sest 1,5 aastat tegelikult on juba päris hea nii-öelda turu testimiseks, et kas see on tegelikult loogiline, ma tahan oma keha eest hoolitseda, ma ostangi selle, ma saangi parema olemise ja elu lähebki edasi või on ikkagi selline tunne, et sa pead natukene nagu kaasa aitama, et miks sa võiksid seda kogeda? No selles mõttes ja, et ta ei ole liiga odav toode. Põhjus on selles, et ta on käsitöö, ta on 3-aastane fermentatsiooniprotsess ja 3. põhjus, mis väga tugev põhjus, kui me vaatame siis seda klientuuri, et teda võiks ju toota tervele maailmale, aga ta on piiratud ressurss.
ta on kogutud nii-öelda mahepõllumajandusest ja seal ei ole raske metalle asju sees, ühesõnaga see, millest toodetakse, see on piiratud ressurss. Ja tänu sellele on ta nii-öelda siis võib-olla kallim toode. Tooksin võib-olla sellise võrdluse siia, et igaüks teab konjakit ja igaüks teab viina. Et mis seal vahet on, tegelikult on mõlemad põhimõtteliselt 40-kraadised joogid. Viina saab põhimõtteliselt toota piiramatult piiritusest, konjakit ei saa, et konjak ongi täpselt samamoodi, et tast tehakse kõigepealt siis öödevii, mis pannakse seisma aastateks ja siis ta seal alles küps, et sarnane põhjus on ka siis sellel Senglensi toodetel, nii maksapuhastusel kui soolestiku puhastusel. Aga põhimõtteliselt inimesel, neil tekib muidugi nii-öelda selline nagu, kuidas ma ütlen, selline küsimus, et nad hea meelega teevad selle kulutuse, kui nad teavad, et see aitab. Ja kui nad kuulevad nagu teiste positiivsetest kogemustest, siis nad teevad selle kulutuse, et nad lihtsalt tahavad aitab ja selles mõttes on kindel see, et need tooted töötavad iga ühe peal. Nüüd kogemus on täitsa selles mõttes küll erinev, aga mehaaniliselt soolepuhastus näiteks puhastab igal juhul toob teilt välja need jääkained, millest me siin pikalt nagu rääkisime, mis pilti saab teha, eks ju. Igaüks saab selles veenduda. Kuidas te ennast tunnete pärast? Hästi individuaalne. Enamik tunnevad muidugi väga hästi ennast, tulevad energiat kasvu või sellist nii-öelda söögiisude vähenemist ja nii edasi, aga on erisusi, aga see toobki ka välja selle, et võib-olla peaks siis kaasama siia ka näiteks mõne terapeudi just psühholoogilises pooles, aga see on kõik sellised nii-öelda pigem nagu erandid. Et pigem ma ütleks seda, et kui tootel on nagu kõrgem hind, siis väga-väga tihti ta väljendabki nagu ka selle toote kvaliteeti ja järelikult nagu ka aitab. Aga nüüd need taimed, kuna Herbasennis me oleme väga taimefännid, siis kas need taimed on kõik Hiina meditsiinist või on ka näiteks meie kodumaised taimi või kuidas need on sinna valitud? No seal on see valik käib Hiina meditsiini järgi üldiselt. Sinna on küll kaasatud ka lääne meditsiiniarst või arste ja ka toitumisnõustajaid. Seal on tegelikult hästi pehme toimelised taimed, seal ei ole tugeva toimelisi taimi, seal on üks ravimtaim sees ainult, see on Karella kibekurk, mis on ka tegelikult müüakse Aasias turgudel ja seda küpsetatakse tegelikult kodus panni peal perele toiduks, et ta on ka väga maheda toimeline taim. Teised ei ole üldse seal ravimtaimed, seal on näiteks mingid kiivid, maasikad, siis on mingisugused seened, erinevad nii-öelda, mis on Hiina meditsiinist pärit. Siis on seal sees vetikat, aga seal on umbes 30 taime, nüüd ma peast ei oskagi siin nii-öelda ette lugeda. See segu ka, kui see pakk lahti teha, siis ta lõhnab nagu väga-väga mõnus, hästi värsked nagu. Hästi värsked lõhnad tulevad nagu ninasõõrmetesse, et on tõesti nagu väga mõnus maitsega. Ja Rene Pürkland, kui kuulaja nagu teab Renet, et Rene kavatas selle toote üle, tema kasutab seda toodet juba üle aasta oma inimeste peal. Ütles ka, et kõigepealt, kui ma tutvustasin talle seda toodet, siis ütles, et kui nende taimedega saab soolestiku või maksa puhtaks, siis on see küll nagu vinge, et need on nagu väga mitte nagu tugeva toimelised taimed, mis tähendab, et nad ei mõjuta mingid organeid nagu ravi mõttes, et selles mõttes on ta nagu väga ohutu läbiviija. No, see on juba väga põnev. Mina mõtlesin, et seal on hästi palju just ravimtaimi. Ma ei ole otseselt kokku puutunud teie tootega nii hästi. Ja näed, nüüd sain kohe teada, et hoopis teised lood on seal sees. Ja, seal tõesti ravimtaimi ei ole, nagu ma ütlen, üks ainult. Pigem on see nagu nende taimede koostöö, ehk et seal Taiwanis on see asi kokku pandud ja juba 43 aastat see tehas iseenesest töötab. Küll see konkreetne toode on natuke noorem, aga seda fermenteerimist ja läbi selle inimeste tervise aitamist on seal tehtud 43 aastat. Et see teadmine on seal väga sügav ja põhjalik, et millised taimed koos mõjuna annavad siis just sellise tulemuse nagu soovitud. No nüüd tuleb selline küsimus, et kui see on nii hea, siis miks teda ei ole poeriiulitel müügil näiteks kas või apteegis, eks? No vot.
See on hea küsimus. Aga poe riiulitel tegelikult on müügil, et meil on edasi müüa, näiteks on ILU poodides on ta müügil. Kodulehelt on veel neid väiksemaid poode, mida te soovite, kui te tahate vaadata. Et tegelikult on olemas apteekidesse, lihtsalt me ei olegi teda müünud, sest et tegelikult kuna me rääkisime, et sellel tootel on päris kõrge hinnasilt, siis see müüja, kes seal siis nagu olemas on, peaks sellest tootest teadma väga nagu põhjalikult, et inimene veenduks, et tal on sellest nagu kasu. Et võib-olla meil lihtsalt ei ole oma ettevõttega veel sinnamaani jõudnud, et need apteekides olemas oleks. Me ei ole tegelikult pakkunud neid ka, et võib-olla apteegid oleks nagu väga nagu nõus ja hõiskaksid, et ohoh, väga lahe, et tooge aga juurde. Et ei tea, et ei ole seda suunda veel lihtsalt võtnud. Võib-olla aasta pärast on nad kuskil apteegis olemas. No me oleme saanud tootest nüüd juba päris hea ülevaate. Nüüd võiks vahepeal minna tagasi sinu juurde ja sa oled ju tegelikult päris pikalt juba ise tarbija. Kuidas sa näed, et sinu elu on nüüd muutunud? Peale seda, et sa oledki regulaarselt kasutanud, sa elad oma elustiili, sa oled ettevõtja, stressi on kindlasti ka palju, eks sul on lapsed, kelle eest on vaja hoolitseda, ei saa öelda, et kogu aeg saab lihtsalt zen olla. Kuidas siis sinu elu on nüüd mõjutatud? Noh, ütleme nii, et mul on tekkinud nagu selline koht ka, et kui ma algul seda tegin, siis ma kaotasin kaalu kõvasti, et ma ütleme nii, et ma nägin ikkagi võrreldes aastate taguste piltidega palju parem välja pärast seda, kui ma neid tooteid kasutasin. Teisest küljest on muidugi ka psühholoogiline pool see, et pärast seda puhastust on nagu väga kõrge motivatsioon elada hästi tervislikult ja kõike teha ja joogad ja värgid ja kõik, eks on nagu igapäevases menüüs. Aga samas on ka, ütleme, kuklas selline tunne, et nagu käest ära kohe võtta. Et jah, et see teadmine kuidagi, et seda puhastust on võimalik alati teha või see restart on alati teha võimalik, et siis see tekitab võib-olla juba natuke sellist tunnet, et siis ma ei pea võib-olla nii kinni pidama nendest tervisliku toitumise nagu poole pealt. Kuigi ütlengi, et võib-olla see hingeline või selline nagu kasv nagu alati tekib, iga kord, kui ma selle puhastuse teen, siis nagu läheb võib-olla pikemalt sellega, et ma nagu olen jälle pikemalt tervislik. Tervislik all ma ei mõtlegi ainult toitumist, vaid üleüldiselt puhkust, töö mahtu, kõike seda poolt. Et pigem nende puhastuste käigus jah, et saan nagu pidevalt nagu paremasse kohta iseendaga, et ma loodan, et mõne aja pärast ei ole enam mulle see kohustus, et umbes, et ma nüüd ei tohi süüa, et mul tekib see koht, et ma ei tohi süüa seda croissanti või restoranis mingid asju, et ma valin selle nagu ilma selleta, et mul tekib võitlus sees, eks, et ma lihtsalt ei tahaks seda. Ma arvan, et natuke veel ja siis ma olen äkki selles kohas, aga alati on nagu hea teadmine jah, selline psühholoogiline pool, et no hea küll, ma siin ikkagi lähen nagu seda croissanti teed jälle nüüd, ütleme 2-3 kuud pärast nagu puhastust, et luban selle midagi. Et ma tean, et ma varsti teen jälle uuesti puhastust, pole hullu. Et siis on nagu võib-olla lihtsam lubada. Aga teisest küljest võtab selle pinge või stressi maha enda sees, et see on hästi oluline. Muidu ma olen kogu aeg sellelt, ei tohi, ma olen siin nagu saanud jälle kaalust maha või tunnen ennast hästi, nüüd ma ei tohi, aga nüüd ma tean, et mul on see tööriist nagu olemas ja võtan nagu lõdvemalt kogu seda poolt, et tõepoolest, kui läheb nagu käest väga ära, siis võtad selle ühepäevase puhastuse teed läbi ja oled jälle selles nagu väga heas kohas. Aga jah, elu ikkagi muutub mul sinu küsimusi tagasi tulles järjest nagu paremaks. Küll on muidugi selliseid nagu aukudes käimisi, kellel ei oleks, me oleme ikkagi inimesed, me kogemegi mõlemad poolsus, et negatiivset ja positiivset, et ilma üheta me ei teaks, mis ju oleks kõik nagu neutraalne, et selles mõttes on kõik nagu, et ta ei muuda teid ikkagi valgustatuks või lendavaks joogiks, et ei hakka hõljuma, et jääte ikkagi inimeseks ja lihtsalt olete rohkem tundlikumad.
jah, vot ei olegi imeravim, on ju. Ei, selle ja, et nii kui hakatakse eeldama mingist asjast, et vot see teeb mind korda, siis on see vastutus eemale panek, et see aitab ilmselgelt. See on nagu tööriist teie tööriista kohvris, mis aitab teil muutust läbi viia, et te muutuse peate ikkagi ise tegema. Et kui teil on näiteks, kui inimene keegi kuuleb, et ma siin söön iga päev purksi ja värki ja ma teen selle puhastuse läbi, siis ma olen nagu korras. Ei ole, et see muutuse soov peab tulema ka ikkagi nii-öelda iseenda seest. Et kui seda muutuse soovi ei ole, siis see on pigem nagu raha raiskamine. Et pigem see aitab muutuda ja kui see soov on, siis see on väga-väga hea tööriist. Aga kui nüüd vaadata immuunsüsteemi, siis kuidas keha puhastamine seal abiks on? No immuunsüsteem, jah. Immuunsüsteem on tugev siis, kui meil on kõik vajalikud mineraalid, vitamiinid, rasvhapped ja kõik muu sinna mikro-makrotoitained, eks ju, kõik olemas. Siis on meil immuunsüsteem tugev. Nüüd, kui maks ja soolestik on puhtad ja terved, siis saavad need kõik mikro-makrotoitained imenduda sinu süsteemi väga efektiivselt. Tänu sellele on sinu immuunsüsteem tugevam kui eales varem. Küll see ei ole ainult toitumisest, et väga tugev immuunsüsteemi alla viia on ka stress. Ehk et kui teil on kodus näiteks stressirohke olukord, on partneriga seal tülid või töö juures samamoodi ülemusega ei saa läbi või oma kolleegidega, et siis kindlasti tasuks nagu mõelda, kuidas neid olukordi lahendada ja rääkida. Et ainult tervislikust toitumisest ei piisa, aga jah, et kui me räägime ainult toitumisest või kehast mikro-makrotoitainetest, siis maks ja soolestik on puhtad, siis sealt lihtsalt imendub kõik palju paremini ja tänu sellele on immuunsüsteem palju tugevam. Lihtne loogiline. See on väga lihtne loogiline. Aga kuidas see sellesse, ma ei tea, kas see nüüd või kust see tuleb, aga tihti öeldakse, et kehapuhastust võiks teha ainult kevadel, eks. Et talvel on nagu seedetuli niigi madal, et siis ta häirib ja mis kõik muud variandid. Et kuidas sina sellesse suhtud? Kas peab paika või võib teha igal ajal? No seda konkreetselt Zen-Cleanse'i võib teha igal ajal, jah. Et seal ei ole nagu vahet, et kuna ta on tõesti ühepäevane ja ta ei vii nagu rütmist välja sinu keha, et see ei ole nagu paast. Pigem on jah, veepaast on kevadel on kõige mõistlikum teha ja sügisiti ka. Aga kevadel tõesti on nagu kõige soovitatam, siis selle koha pealt ei ole nagu vahet. Et tehke siis, kui te tunnete, et on õige aeg. Lihtsalt jah, ütleme, et tüüpiliselt on kevad ja sügis nagu sellised traditsiooniliselt siis nii-öelda ette nähtud, et on puhastusajad, aga selle tootega tõesti ei ole nagu vahet. Tehke millal tahate. Tavaliselt seda toodet ongi kõige rohkem ostavad inimesed näiteks jaanuaris. Siis kui on uus aasta ja see muutus, kusjuures jumal õige, et tõesti ta aitab nagu muutust läbi viia, et kui see aasta ma hakkan nagu, ma ei tea, tervislikumat toituma või rohkem trennis käima või hoolitsen endast rohkem, siis see tööriist ongi väga kihvt just sellesse plaani nagu kaasata, see sama Zen-Cleanse'i puhastus, kas siis maksa või soolestik. Kirsi ka siin kommenteerib, et tema on väga suur Zen-Cleanse'i fänn ja mitu korda teinud soolepuhastust läbi, et kui ta imetamise lõpetab, siis tahaks ka maksapuhastus ära teha, mis on väga hea kommentaar, sellepärast, et me ju oleme rääkinud soolepuhastusest. Aga mis see siis maksapuhastus on? Kas neid peaks eraldi tegema või peaks neid koos tegema? Ajame nüüd vaataja hästi segadusse. No jah, ega seal väga midagi segadust selles mõttes ei ole. Maksapuhastus lihtsalt on suunatud maksale ja soolestiku puhastus, me kutsume seda ka organismi puhastus, on suunatud soolestikule. Et mõlemad on äärmiselt olulised ja nad on täiesti toime. Maksast tuleb välja siis selle puhastuse käigus, kui on sapikive, sapiliiva, kindlasti midagi kellelgi tuleb. Ja soolestikust tuleb siis soolestiku kogunenud
ta on maitselt teine, konsistentsilt teine, seal ei ole kiudaineid sees näiteks. Seal on nüüd valitud ensüümid, mis just pehmendaksid sapijuhasid, mis on siis nii-öelda maksas, neid on palju ja mille kaudu siis tulevad mürkained välja ja eraldub sapp. Sapp ei ole ainult mürkainete eraldumiseks, on ka teisteks nii-öelda funktsioonideks, näiteks rasvade lõhustamiseks, siis nii-öelda rasvhapped saaks pärast imenduda. Ja mis ma siis veel ütlen, et võib-olla tekib inimese küsimus, kummast alustada. Kumba me nagu ennem me tegime, kas ma pean üldse mõlemad tegema, et jah, et mõlemaid oleks mõistlik teha, et kas kevadel või sügisel või talvel teed ühe asja ja siis poole aasta pärast näiteks maksapuhastus, aga võib ka teha niimoodi, et pead seal 2-3 nädalat vahet, teed ühe ära ja teise, et see oleneb enesetundest, aga võib ka niimoodi pikema pausi pidada. Aga kummast alustada, lihtne reegel on võib-olla see, et kui teil on kõhukinnisus või kõhulahtisus või siis ongi mingid sapikivid või maksaga mingid probleemid, siis maksapuhastusest alustada. Ja kui ei ole nagu just neid muresid, mis ma just mainisin, siis soolestikupuhastusest alustada. Et ega seal tegelikult väga suurt vahet ei ole kummast alustada. Lihtsalt soolestikupuhastusega on see, et kui on kõht kinni, siis peaks nagu mõtlema selle peale, kuna ta ei ole kõhulahtisti soolepuhastus, siis peaks nagu mõtlema selle peale, et mingid kõht lahtistavad teed näiteks järgmiseks päevaks varuda, et aidata see mass siis ilusti soolestikust välja. Et muidu ei ole tast nii suurt kasu, kui ta jääb tõesti nädalaks ajaks sinna püsima. Et kui ta 2-3 päeva jooksul hakkab välja tulema, siis on nagu super. Aga jällegi maksapuhastus see vastu on väga tugev kõhulahtisti, et kui soolepuhastusega saate nagu ringi käia rahulikult ja pargis jalutamas käia, et tekib lihtsalt häda ja siis te jõuate kenasti WC-sse, siis maksapuhastusega päris nii lihtne ei ole. Maksapuhastus teeb ikkagi täitsa veeks. Eesmärk on selles, et soolestik saaks täitsa tühjaks, mitte puhtaks, aga tühjaks. Et sapist, et see eralduv sapp, mis hakkab siis tulema maksapuhastuse lõpus, saaks kenasti sealt soolestikust välja, kuna sapp eritub 12 sõrmiksoolde, mis on siis peensoole kõige ülemine osa. Ja sealt on nagu mitmed meetrid, et see kõik siis organismist välja jõuaks ja et siis see soolestik oleks nagu tühi, ta saaks sealt kenasti nagu välja. See viib mu kohe ühe huvitava tervisemureni, mida mina olen hästi palju viimasel ajal kuulnud, on see lekkiva soole sündroom. Kas siin ka võiks proovida kas soolepuhastust või peaks alustama maksapuhastust? Ma tean, see on nüüd nagu spetsiifiline konditsioon, aga ma lihtsalt mõtlen, et kuna tegemist on ju loodusliku tootega, siis ta võiks teoreetiliselt aidata. Ja, aga siin võiks ikkagi, tahaks ikkagi teada sel juhul täpselt selle inimese diagnoos, et meil on meeskonnas arst, Rene Pürkland, et temaga peaks siis selle asja kindlasti läbi rääkima, et konsulteerima. See võib aidata, võib-olla Rene ütleb, et äkki peaks tema seda tegema tulema, et ta teeb iga kuu kahte sellist nagu retriiti, kus inimesed on koos, siis ta ise seal on lisaks sellele puhastusele teeb ta siis ka nõelravi ja muid ravimeetodeid. Et seal võib olla Rene poolne soovitus, et ta tuleks tema näiteks retriidile. Aga ja, et kui on mingisugused sellised kroonilised haigused, mille vastu võetakse, siis peaks meiega läbi konsulteerima ja kindlasti ka perearsti käest, et osad ravimid on sellised, mida doseeritakse kindlas koguses, et mingisugune osa ju jõuab siis verre, vereringesse organismi, aga kui soolestik on puhas, siis hakkab palju paremini imenduma kõik. Et siis peaks nagu lihtsalt perearstile teada andma, et nüüd on selline asi, et vaatame minu ravimikogus nagu üle uuesti. Aga seda ei pea nagu kartma, et mida paremini kõik asjad imenduvad, seda parem, nagu ma ütlesingi, et immuunsüsteem läheb paremaks, kõik keha tervendavad funktsioonid või üldse keha taastavad ja tervendavad funktsioonid on keha enda teha. Et kui tal on kõik mikro-makrotoitained selleks olemas, siis on lihtsalt tal endal kergem ennast tervendada kehal. Täiesti nõus ja siinkohal jälle, kui me tuleme välispidiselt nahapinnale, siis kõik, kellel on igasugused akneprobleemid või mingid veidrad lööbed kuskil või punnid, siis nahk on ju tegelikult seedetrakti peegeldus. Ja kui sul seal on ained, mis sulle ei sobi või üldse ei imendu,
siis ilmselgelt löövad ju naha peal välja, et kindlasti võiks teha. Ja, absoluutselt ja täiesti nõus, et need akneprobleemidega inimesed on ka meie toodetest päris palju abi saanud. Ja siin ei ole nagu lihtsalt jällegi midagi nagu müstilist, et aastaid on juba tehtud ju uuringuid soolestiku ja seal bakterite mõjust naha tervisele, et kui sa saad oma vanad bakterid välja või saad oma mikrobioomi tasakaalu, ma ei ütleks, et välja, et ta ei vii ju tegelikult välja, vaid ta viib pigem tasakaalu, et ta tasakaalustab siis selle mikrobiomi, siis see väljendub ka naha tervises tihtipeale. Seal on ka muidugi jällegi erisusi, aga tihtipeale see nii on. No siin vahel ma kasutan kohe hetke, et ma ära ei unustaks. Meil on väga lahe pakkumine selle kuu jooksul. See ei pea olema ainult meestele, kuigi me hüüame selle välja meeste kuu raames, siis keha või maksapuhastus koos siis MyVistiku toodetega, mis siis on naha hoolduseks mõeldud. Selline kombo, e-poes on see saadaval meil mõlemal. Panen lingi siia video alla ka pärast ja see on peaaegu 30% soodsam hind. Ehk kui sa kardad natuke seda krõbedat hinda, siis praegu sul on ülihea võimalus investeerida endasse või investeerida oma lähedase tervisesse, kui sa tead, et tal äkki on mõni terviseprobleem, kus see kehapuhastus aitaks, siis see on väga-väga mõnus viis, kuidas praegu seda teha ja jõulud on ju ka varsti tulemas. Ja, maksapuhast me oleme nüüd rääginud, aga räägi, mis sinu poolt seal komplektis on, et seal on vist 4 toodet, jah? Ja, seal on näoõli, mida ei pea üldse kartma, et peal on meigieemaldusõli või näoõli, et mehed ei pea seda kartma, see on tegelikult puhas angervaksõli ja angervaks toetab naha pH-d ja igasugused mikromarrastused, mis tekivad, kas näiteks habemaajamise järel või mis iganes muu tulemusena, siis paranevad hästi kiiresti. Või kui õli ei soovi, siis on näopalsam, mis sobib nii öökreemiks kui päevakreemiks. Ta on vahade õlide baasil, mis teeb ta natukene rasvasemaks. Aga mina alati ütlen, et Põhjamaa rahvas, nagu me oleme, sügis-talvine periood, me tegelikult võiksimegi kasutada natuke rasvasemaid tooteid, siis hoiavad niiskuse meie rakkudes ja ei kuivata liialt tänu nendele temperatuuride muutustele. Ja seal on ka kreemdeodorant näiteks, mis on minu lemmikteema, millest võiks rääkida tunde, aga põhiline mõte on tal see, et kui tavapoodides on alumiiniumi baasil deodorandid, mis lubavad kaitsta sind kuni 72 tundi, tee ükskõik mida, siis tegelikult see ei ole normaalne. Ta paneb su lümfisüsteemi kinni ja kõik toksiinid jooksevad mööda keha valedesse kohtadesse. Higi mõte on ju aidata toksiinidel kehast välja saada, aga kui sa paned higinäärmed ja lümfi kinni, siis ta ei saagi kuskilt välja tulla ja samamoodi võib ta lüüa sulle punnidena kehale. Ja siis näorullik muidugi, mis aitab kodus teha näomassaaži, ilma et sa peaksid kuskile salongi aja broneerima 5 minutist, kuni kes siin teeb täitsa tund aega välja, taastab naharakke ja aitab ka lümfisüsteemi tööd parandada, et selline välispidine ja seespidine komplekt. Mulle hullult see näorullik endale meeldib, et ikka mul elukaaslased on kodus, siis ma leian seda kuskilt ääre pealt, siis meile rullin, juba mõnus. Aga siis ta läheb soojaks. Ma mõtlesin, et peaks ostma selle veiniküüleri, kus paneme jääd täis, paned vahepeal sinna jäätopsi, siis võtad jälle välja ja rullid. Väga mõnus on see. No näed, inimesed on nii leidlikud, et ostad selle veini. Väga lahe leiutis. Ja inimesed on täiega leidlikud. Ma ei tuleks selle pealegi, et võtta see veinikuuler ja siis seal sees hoida rullikuteks, et kes kuidas kasutab. Ja, ei, väga tore komplekt, ma arvan, et sellest on igal inimesel abi ja kasutage võimalust. Meeste kuu jooksul soodne hind. Jah, et ärge laske üldse häirida sellest, et meeste kuu, et ainult meestele, kindlasti mitte, aga jällegi omast käest tean ja tegelikult ma arvan, et sina ka tead, et meestega on natuke keerulisem. Nemad tihti teevad ainult siis, kui neile kaaslane soovitab, nad on näinud, et kaaslase peal toimib, et siis okei, siis ma võin vaadata, aga kui te peaks ise nüüd minema e-poodi midagi sellist ostma, siis vahest ma arvan, et pigem ei tule seda ostu, kui see ost tuleb. No eks mehed on jah natukene sellised konservatiivsemad, et
on jah, nagu ma isegi siin podcasti algul ütlesin või laivi algul rääkisin, et ega ma ei olnud ka kunagi teinud mingisugust kehapuhastust asja varem. Et jah, ilmselt küll, et naised on need, kes pigem nagu mehed viivad sinna teele, et on muidugi erandeid, et ega me oma klientide pealt või inimeste pealt ka näeme, et ikkagi 20% on mehed, kes ostavad, et 80% on naised, aga on erandeid, ja need mehed on ka kõik nagu tänulikud, et nad on jõudnud ja ma arvan, et täpselt samamoodi, kui nad jõuavad nende deodorantide ja kreemideni, et kuidas saab mitte tänulik olla, kui see aitab meil noorem välja näha ja pikemalt vitaalselt elada. Täiesti nõus. Aga sa küll ütlesid, et see on nagu kahe otsaga asi, et sul on võimalik kogu aeg seda kehapuhastust teha, aga ma ikkagi tahaks sult välja meelitada mõne tervisenipi või mõne sinu hommikurutiini või õhturutiini näiteks, kuidas sa hoiad ennast enda keskmes? No minul on ikkagi see jooga, ega mul ei olegi siin väga palju muud nagu öelda, et hatha joogat praktiseerimine, et kui ma olen sellel lainel, et ma seda praktiseerida saan, siis ma olen ikkagi keskmes, võib öelda, et siis ma tunnen ennast hästi. Nüüd, kui ma lasen käest ära, ma näiteks magan halvasti, mul on väike laps ka kodus ja kuidagi töö juures on stress ja siis ma nagu hakkab mingid vabandusi leidma, ma ei saa joogat teha, siis ma lähen ka nagu käest selles mõttes keskmest välja. Siis ma ei ole ilmselgelt enam hea mees oma naisele, siis ma ei ole hea isa, sest ma ei ole kohal, siis mul on peamõtteid täis. Ja siis mu hakkab ka tervis ilmselgelt nagu kannatama. Aga jooga on ja minu jaoks võib ju nimetada seda hommikvõimlemiseks, aga see on tegelikult midagi suuremat, aga lihtsad asjad. Tehke jah, tõuske hommikul, võite näiteks käia natuke jahedama duši all, kes kohe näiteks külma duši all ei taha minna. Mina külma duši all ei saa käia näiteks. Ma hea meelega käin kuskil külmas ujumas, ma lähen kuskile tiiki, aga duš on kuidagi mõjub minule nagu eriti külmalt, ma ei tea. Mulle nagu see väga ei meeldi. Aga jah, mingid näiteks raputamised, Tiit Trofimov, kes on kursis Tiiduga, kelle tuli ka raamat välja, tema hästi soovitab nagu raputada. Paned mingi rütmilise muusika ja siis raputad lihtsalt oma käed läbi ja õlad ja niimoodi 10 minutit, kas hommikul ja õhtul näiteks. Et see selline füüsiline pool, et füüsiliselt nagu liigutada, mis aitab ka vaimset poolt vormis hoida. Ja mitte ainult jõusaal, pigem ongi sellised nagu venitused, et jõusaal peale võib tõmba kinni ja kulutada liiga palju energiat, aga see oleneb täiesti inimesest. Ma ei taha öelda, et ärge nüüd jõusaali minna, ise käin ka jõusaalis, aga vahepeal ma teen jälle pause jõusaalist praegu, kus ma olen nagu just joogalainel. Ja siis, mis ma veel oskan öelda? Hommikul jooge mahla, värskelt pressitud mahla näiteks on hästi hea, hoiab kõhtu täis pikalt. Proovige loobuda nisust, piimatoodetest või sööge need lihtsalt vähem. Et need tekitavad eriti sellisel niiskel ajal nagu praegu tekitavad lima organismi, mis ilmselgelt ei lase siis imenduda kõikidel asjadel hästi. Aga üks kiht asi veel, et ma käisin just arsti juures siin ja ülevaatusel lasin ennast üle vaadata ja ta küsis ka, et kuidas sul siin nagu need vitamiinid ja värgid ja ma ütlesin, D-vitamiin oli üle normist ja suured silmad, et kuidas see võimalik on. Sa oled reisil käinud kuskil, mis ei ole. Et lihtsalt on, nagu ma võtan mingit D-vitamiini hommikuti ja aga ikkagi inimesed kõik võtavad, aga tavaliselt ikkagi natuke jääb alla normi, nagu päikest ei ole ja sügis ja talv on. Aga see näitabki seda, et kui soolestik on puhas, siis kõik imendub palju paremini. Et isegi arst nagu imestas, et kuidas sul nagu üle normi saab olla. Et tehke soole puhastus ära ja maksa puhastus ja siis tehke kõiki neid hommikusi füüsilisi võimlemisi või joogat või raputusi või meditatsiooni. See aitab lihtsalt teil mõtetest pea tühjemaks saada ja see hoiab teid rohkem keskmes. Aga kuidas sul, mida sina soovitad inimestele?
Tegelikult mul sarnased soovitused, võib-olla raputamist ma ei oleks esimese asjana pähe poleks tulnud lihtsalt, aga see on nii õige. Eriti praegu, kus seda võib pehmelt öelda negatiivsest on hästi palju meie ümber, ükskõik kuhu me liigume, et sa siis raputadki selle maha, panedki liikuma, eks, et sa ei võta endasse seda. Aga samamoodi kindlasti, kuidas iganes me nimetame, kas hommikuvõimlemine, kes teeb joogat, kes teeb 101 kätekõverdust, eks, et minu jaoks ilmselgelt on palju teha neid 101 kätekõverdust, aga ma tean inimesi, kellele see väga hästi sobib. Et just saada oma füüsist toimima, siis tuleb ju tegelikult vaimne pool ka järgi. Aga mulle ka meeldib see, kus vaim saab natuke aeglasemalt ärgata, et keha küll teeb omi liigutusi ja liigub juba selles rütmis, aga vaim siis alles virgub, eks. Ja mina olen sellerimahla fänn, kuigi ma seda igapäevaselt, ütleme, ma teen kuuridena. Praegu just sain ka seda toredat haigust kogeda, mis meil siin ringi liigub, siis ma ei ole sellerimahla ära jätnud, sest väga hästi ta toetab organismi taastumist. Ja rohelised smuutid mulle väga meeldivad. Pudrusööja ma kahjuks pole väga kunagi olnud, kuigi ma tean, et just Hiina meditsiini poolt ja Ayurvedast tuleb kogu aeg see surve, et ei tohi süüa külma aasta läbi. Ma panen sinna küll soojendavaid vürtse, aga kuidagi mulle hästi toimib see mõnus roheline smuuti. Kuidagi roheline südame tšakra värv ka, siis tasakaalustab mind hästi. Ja kellel on aega, siis kindlasti lugeda midagi. Kuigi minule hommikune lugemine ei sobi, mulle sobib õhtune lugemine. Jälle, kuidas inimtüübid on. Ma ei tea, kas sina näiteks loed või millal sa loed, kui sa loed? Ja ma ikka loen, küll jällegi vaheldub eduga, aga meeldib lugeda pigem sellist nagu teaduslikku, populaarteaduslikku mingit kirjandust, tavalisi nagu ilukirjandus või ilukirjandust mulle väga ei lugeda ei meeldi, aga sellised praegu näiteks pooleli ajust ja arust, ajust ja arust nagu Jaan Aru, siis Eesti ajuteadlane on kirjutanud raamat väga põnev, kuidas aju töötab. Tõesti väga põnev raamat. Soovitan väga, et seda ma põnev lugeda. Ma just mõtlesin üks päev, kas see on põnev, kuna ma olen ainult nagu kaane pealt näinud. Aga nüüd, kui sa ütled, et on, siis on väga hea info. Väga kihvt raamat. Aga ma korraks surgiksin veel jooga teemal, sest mulle hästi hingelähedane on jooga. Kuidas sa jõudsid joogani? Kas sa mäletad seda hetke, kus otsustasid, et nüüd ma lähen proovin ja vaatan ära, mis imeasi see on? Ja mäletan väga hästi. See oli Eestis, kui ma läksin esimest korda proovima seda. Ja siis ma mõtlesin täiesti mõttetu. Mõtlesin, miks need inimesed teevad seda üldse. Ma ei saanud aru, ma olin nagu olukorras, kus ma pidin mingit poosi võtma, see oli mu jaoks raske ja ma ei saanud aru, miks ma seda tegema pean ja siis pidi seda poosi veel hoidma ja ühesõnaga see kõik oli väga ebamugav. Ja siis ma käisingi 1 või 2 korda, ma rohkem ei käinud. Ja siis saabus aeg, kui ma sattusin Kopangani saarel seal samas, kus ma siis sain tuttavaks selle Zen-Glensi puhastustega. Aga see oli aasta varem, kui ma siis joogaga tuttavaks sain. Sattusin ühte joogakooli, kus just oli alanud 4-nädalane või algamas kohe paari päevast 4-nädalane intensiivprogramm Hatha jooga esimene kursus. 4 nädalat. Ma olin puhkamas või puhkust oli mul jäänud mingi 2 nädalat vist seal või 2,5 nädalat. Ja siis ma mõtlesin, et vahet ei ole, ma hakkan seal käima, et siis lähen lihtsalt parem ära. Ja pärast mingi 4. korda vist 4. päev ma orgunnisin endal kõik plaanid nii ümber, et ma saaksin siin 4 nädalat lõpuni olla, siis oli nii põnev, see oli nii huvitav ja nad tõesti seletavad ära, mis on jooga, miks tuleb mingit poose võtta, mida see aitab, mitte ainult füüsilisel tasandil, vaid ka energiakeskuste tasandil või vaimsel tasandil. Ja see oli tõepoolest lihtsalt tohutu hüpe minu enda jaoks ja aru saama, et miks jooga on üldse välja mõeldud, et välja mõeldud, vaid miks see praktika on juba aastatuhandeid tegelikult inimkonda saatnud, miks inimesed sellest on abi saanud. Ja see intensiivne jooga kursus oli ju tegelikult nii, et see oli hommikul oli 2 tundi, lõunal oli 2 tundi, õhtul oli 2 tundi, 6 tundi päevas oli joogat. Ja 6 päeva nädalas.
ehk siis 24 päeva järjest. Ja õhtuti olid loengud 2 tundi, mitte joogat füüsiliselt tehtud, vaid räägiti nii-öelda joogide filosoofias, kuidas nemad elavad, miks nad elavad nii nagu elavad, kõik need tõekspidamised, kuidas on, miks peab teistega arvestama, kuidas joogid söövad, ühesõnaga kõik see nii-öelda ühe kursusega käidi läbi, mis oli tõesti, mul tekib alati see koht jällegi, et ma tahaks, et kõik kuuleks sellest, kui mina olen saanud nagu mingi sellise kogemuse, tahaks kõigiga jagada seda, et Eestis on tegelikult ka selle sama kooli nagu mõnes mõttes, ta ei ole nagu tütarkool, aga ta väga tugevalt nende sugematega, et ma jään selle kooli nime praegu võlgu, Isvara äkki või? Ei. Mingi selline kool, et hatha joogat seal õpetatakse ja mis ongi mõelnud, et peaks seal järgmisi kursusi võtma. Tegelikult seal Agama jooga koolis, kus ma käisin, seal on vist mingi 34 taset või 35, ma ei tea, ma olen ühe ära teinud ja sain ka juba nii palju teada, et tegelikult see on väga-väga põnev maailm ja siis sealt tekibki nagu arusaam, miks jooga aitab ja siis on ka hoopis teine tunne teha hommikuti neid harjutusi, mitte lihtsalt, et ma venitan natukene, et kui tead, miks sa midagi teed, siis on seal palju suurem motivatsioon taga. See on nii põnev lugu, nagu tõsiselt, sest mulle hästi tundub, et praeguseks on see suund liikunud nii, et hästi paljud naised teevad joogat ja vähesed mehed, kes on teadlikud, nemad teevad, aga enamus mehi mõtleb, et see jooga, et mis asi see on, kuigi tegelikult jooga on ju loodud meeste poolteks. See on ju tegelikult meeste tehtud praktika. Ja see on meeste tehtud praktika. Hästi palju muidugi aetakse joogat segamini ka igat asja nimetatakse joogaks, mis tegelikult ei ole jooga. Et jooga on ikkagi väga piiritletud tehnika ja filosoofia. Et ei ole need infrapunajoogad ja ma ei tea, mis joogad ja mingid body hop-shop joogad, et need ei ole joogad tegelikult, et joogad on tõesti vähesed praktika, päris joogad. Jooga tähendab tegelikult ühisust või üheks saamist. Jooga tähendab üheks saamist siis suuremaga, et kõik, mis on üleal, on ka all, et me oleme, jooga nagu võtab või käsitab, ma lähen ka nüüd joogast rääkima. Jooga käsitab meid kui suure universumi nagu väikseid koopiaid või kõik, mis on üleval, on ka meil all, et igat energiat ehk energiakeskused ehk tšakrad on meil eluks vajalikud ja kõik see energeetika siis ilmaruumis eksisteerib ka, meil on vaja lihtsalt ennast sinna sagedusse viia, et seda energiat alla laadida. Mis tähendabki, et mingi kindla asana või poosi võtmisel me saame aktiveerida ühe 7 tšakrast ja sinna tähelepanu pöörates ja natuke aega praktiseerides tunned, kuidas see tšakra lihtsalt hakkab seal vibreerima või sa hakkad tunnetama seda ja sa saad siis kas loomingulist või tõsta või seksuaalsust tõsta või mõtlemisvõimet või kontsentreerumist. Mida iganes sul on sa tunned, et on puudus, sa saad nende jooga siis asanate või poosidega ja kontsentreerudes seda universumist endasse siis alla laadida või seda aktiveerida endas. Ja nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis see töötab. See lihtsalt töötab ja kui näiteks enesekindlust tõsta, tee 6 aega joogat, mingit kindlat harjutust, kes tahab kirjutada mulle, ma ütlen, üks harjutused on. Ja ma garanteerin teile, et te olete väga palju enesekindlam, teotahtelisem, kui te lähete kuskile ruumi, siis teid märgatakse, kui te sinna ruumi lähete. Lihtsalt ilma, et te peate midagi ütlema, te lihtsalt lähete sisse sinna, inimesed lihtsalt näevad seda. Ja see on super asi on jooga, päriselt. No võt, see on väga huvitav. See on tasuta. See ei maksa sinu aega. Aga võt, siin on see teine pool, mida meie sotsiaalmeedia ja kõik rõhutab, et võiks olla ühe klikiga saadav. Aga jooga tulemused ei tule nii kiiresti, sa pead ise pingutama, ise olema distsiplineeritud, võt siis tulevad ja see on see raske pool. Ja, et ega inimese aju on ehitatud nii, et me tahame kohe saada, kohe. Et kui meil on mingi idee, ma ise tunnen ka seda samamoodi, et tahaks kohe lahendust või kohe tahaks muutust või kohe tahaks märgata midagi.
et tegelikult ju kõik võtab aega, et see, kui kas tervis läheb käest ära, see on kõik aega võtnud, meil ei ole juhtunud see kohe, et samamoodi võid seda tervist siis nii-öelda parandada, võtab jälle aega, et lihtsalt ma ei teagi, ma ei oska soovitada inimestele, tuleb lihtsalt aru saada sellest võib-olla või endale nagu selgeks teha, et kui ma olen kuhugi oma elu valikutega jõudnud nagu halba kohta, kas tervise mõttes või psühholoogiliselt, siis sealt välja tulemine võtab sama kaua aega. Ilmselt nagu sama kaua ei võta, aga kiiremini ikkagi ta võtab aega, et ühe nädalaga ei juhtu midagi, et ikkagi olenevalt sellest olukorrast siis tuleb nagu arvestada, et sinna heasse kohta liikumiseks lihtsalt tahab saada nii-öelda siis distsipliini ja aega ja joogaga saab distsipliini ääretult hästi treenida jällegi. Ühte kindlat nii-öelda päikese põimiku tšakrat treenides saab distsipliini arendada väga edukalt. Olen ise katsetanud seda ja see töötab. Mul on ka põhiline struggle olnud ikkagi ka enesedistsipliin, aga kui ma seda joogat tegema hakkan, siis tuleb see nagu palju paremini esile ja ma suudan nagu ka mitte ainult joogat teha, vaid ükskõik mida muud siis ellu viia palju paremini, kui ma joogapraktikeid teen. Poleks ise paremini osanud öeldagi. See on väga hea üleskutse hakata tegelema joogaga, sest praegusel ajal eriti ju YouTube'is, isegi Eesti oma treenerid, igal pool juba tasuta võimalus osaleda mitmetes tundides. Nii et lihtsalt katseta, vaata, kas sulle sobib, kuidas sobib või kes tahab, võib üldse raamatu järgi harjutada, aga neid võimalusi on ju tegelikult olemas. Ja see on hästi inimesest, et mõnele, minul oli ka vaja nii-öelda seda põhjust või ma tahtsin teada seda ajalugu seal ümber ja kõike seda nii-öelda energeetikat, eks, aga osadele lihtsalt meeldib liigutada enda füüsilist ja neil ei ole vaja teada, eks ju, miks ma teen mingisugust kindlat osa või asendit, et jumala eest igal ühel oma, et kui sina oled just see, kes tahab ka rohkem teada, siis otsigi need joogakoolid üles, kus teile räägitakse. Ja kui sa ei ole see, sulle meeldib lihtsalt liigutada, siis joogaõpetajaid on täna Eestis palju ja neid saate minna, õppida selle mõned nii-öelda poosid ära ja siis seda juba igapäevaselt ise kodus teha näiteks. No vot, nüüd kaldusime hoopis joogamaailmasse ära, aga see on nii põnev, sest mulle alati meeldibki vestelda. Ükskõik, mis laivi ma teen, kunagi ei tea, mis sealt välja tuleb, sest inimestel on nii palju erinevaid kihte, erinevaid tervisenippe, huvisid ja näed, kes oleks võinud arvata, et sa oled joogakursusel käinud ja täitsa armastad joogat teha. Mina näiteks ei teadnud seda üldse. Jah, meil ei ole juttu sellest olnud, aga ega ma ei räägi seda niimoodi, ega ma ei kuuluta. See, kes küsib, sa ise küsid, ise alustasid, ma ei rääkima. Nii tore. Aga mulle tegelikult tundub, et me oleme saanud juba päris palju toodud nii-öelda päevavalgele, mis on oluline. Kuidas sa ise tunned, kas midagi on jäänud katmata, mida sa tahaksid jagada? Ega vist ei ole, ma olen päris palju infot nagu jaganud, et ma arvan, et see läheb natuke, kui me hakkame veel mingit teema võtame siin lahti ja see läheb äkki liiga paljuks, et ma arvan, et kõik on nagu kaetud. Ma ei tunne, et midagi oleks veel, mis tahaks nagu veel eraldi välja tuua või mingid teemad siin lahata. Kuidas sa tunned? Mulle tundub ka, et tegelikult on hästi kompaktselt saanud selle info kokku ja mine tea, võib-olla nüüd see komplekt, mis meil on sooduses koos joogaga äkki töötab veel paremini. Seda ei tea, seda võiks julgelt katsetada ja siis meile teada anda, kuidas läks. Kindlasti töötab. Olen ise katsetanud ja kui teha ka mingit joogapraktikat puhastuse käigus, siis on see väga hästi aitab ja toetab. Kindlasti. Võt nii, et kui sul oli huvi, siis Zen-Cleanse Eesti kodulehelt või siis MyVistiku kodulehelt, isegi Herbasenni kodulehelt, kõik töötab, saad sealt e-poest selle komplekti kätte ja kui sa hoolid kelleski oma lähedasest, siis tõesti
minu meelest on see üks väga-väga hea kingitus, sest jõulude ajal just mind alati paneb muigama see, et meil on esmaspäevad, meil on mustad reeded, meil on jõulualed ja me lihtsalt ostame mingeid asju kokku sellepärast, et need on sooduses. Aga tegelikult võiks rohkem mõelda, mida päriselt ma võiksin edasi anda, mis näitab, et ma hoolin sellest inimesest, kellele ma kingi teen. Et kindlasti saab neid asju osta igaüks, aga just see kingitus, mille sa annad, võiks kanda ka mõtet, et ma päriselt hoolin. Jaa, absoluutselt nõus, et mõelge nende kingituste peale juba varem, et mitte üks päev enne. Et siis, kui üks päev enne hakata ostma neid, siis tavaliselt satubki lihtsalt mingi asi, millest mitte rohkem, aga mõelda nagu põhjalikumalt läbi, mida inimesele või kallimale või enda jaoks armsale inimesele kinkida, et siis kindlasti tervis on üks see, mis on hindamatu ja mille üle ilmselt on kõik väga õnnelikud. Jälle, väga hea. Tervis ongi hindamatu. Nii et võtame selle mõtte endaga sellesse nädalasse kaasa. Oleme tänulikud kõikide meeste eest, kes meil elus on. Teeme neile eriti toreda kuu, sest tegelikult ka mehi pannakse tähele vähe ja tihti kiidetakse ka vähe. Nii et võtame selle kuu, paneme mehi rohkem tähele. Aitäh sulle, Maarjus, et sa käisid siin rääkimas. Mõnusad tulevad isadepäeva sulle. Ja aitäh, kuulaja, et sa olid meiega. Mõnusat nädalat.